2019. aastal eemandas Glacieri rahvuspark oma sildid, mis teatasid liustike kadumisest aastaks 2020 ja kõik arvasid, et oht on möödas. See polnud nii, sest tegelik kriis polnud kunagi liustikes endis. See on nähtamatu veevõlg, mis koguneb Ameerika lääneosas. Aeglane kokkuvarisemine, mis võib halvatada lääne elektrivõrgu, tühjendada veehoidlad ja jätta miljonid inimesed järgmisel kümnendil hätta. See on kriis, millele keegi ei pööra tähelepanu. Seega uurisime pargi dokumente, sisearuandeid ja Glacieri rahvuspargi kurikuulsate kadunud aastaks 2020 siltide taga olevat uurimistööd. Kui sildid maha võeti, kujutati seda uudistes kui tõendit, et liustikud taastuvad. Tegelikult see nii ei olnud. Algne 2003 aasta mudel oli ebaõnnestunud ja parandused paljastasid midagi palju ohtlikumat iga allavoolu asuva linna jaoks. Teadlased läksid 2010. aastal tagasi, et andmeid kontrollida. See, mida nad leidsid, muutis kogu loo. Jää muutus ebastabiilseks kiiremini, kui keegi oli oodanud. Sperry liustik asub kõrgel Glacieri rahvuspargis ja on üks enim jälgitud jäämassiive Ameerika Ühendriikide mandriosas. Alates 2013 aastast on USA geoloogiateenistus jälginud seda igal aastal oma võrdlusliustike programmi raames ning kõik mõõtmised näitavad sama suunda. Liustik kaotab massi. Lumi ei asenda enam seda, mida suvine sulamine ära viib. Jää õheneb otse meie silme all. Sperry on nüüd kogu ülejäänud pargi seisundi indikaator ning numbrid maalivad üsna sünge pildi. 1850 aastal oli piirkonnas, millest sai Glacieri rahvuspark umbes 150 liustikku. Kui park 1910 aastal avati, olid enamik neist veel heas seisus. 2015 aastaks oli alles vaid 26 liustikku, mis olid piisavalt suured, et neid üldse liustikeks lugeda. Need ojad, mida liustikud kunagi toitsid, tunnevad juba tagajärgi. Vesi on soojem ja vool on väiksem. Nende veetase saavutab haripunkti nädalaid varem kui varem. Pargi St. Mary poolel on härgforellid. Kalad, kes suudavad ellu jääda vaid peaaegu jäises vees, nüüd kantud ohustatud liikide nimekirja. Ja jaakahju ei piirdu ainult pargi piiridega. Allavoolu asuvad põllumehed hakkavad aasta-aastalt märkama, et veetase on madalam ja vesi jõuab kohale valel aastaajal. Temperatuuri andmed seletavad, miks see juhtub. Alates 1900 aastast on Glacieri rahvuspark soojenenud umbes 1,3 kraadi Celsiuse võrra. See on 2,4 kraadi Fahrenheiti, mis on kuni 80% kiiremini kui maailma keskmine. Lumegid sulab nüüd vähemalt 2 nädalat varem kui siis, kui algsed liustikumudelid loodi. Mäed muudavad oma kuju. Metsapiirid liiguvad kõrgemale, laienedes alpiniitudesse, mis olid varem nende jaoks liiga külmad. Isegi varjulised orud, mis kunagi kaitsesid pargi suurimaid jäävälju, soojenevad nüüd. Need külma õhu taskud andsid liustikele aega, kuid see kaitse oli piiratud ja see piir kaob nüüd. Park ise ei taha sellest rääkida ja selleks on omad põhjused. Külastajate arv ulatub igal aastal peaaegu 3 miljonini. Läigivates brošüürides on endiselt liustikud ja lumised mäetipud. Metsavahid näitavad Grinnelli liustiku ikka veel samalt rajalt, mida inimesed kõndisid 50 aastat tagasi. Aga vaateplatvormid on nihkunud järjest lähemale kohtadele, kus kunagi oli jää. Teadlased, kes parki uurivad, on palju vähem optimistlikud. Dan Fagra, USA geoloogiateenistuse teadlane, kes juhtis pargi algset modelleerimist, on aastaid hoiatanud, et suundumus liigub ainult ühes suunas. Ta on kirjeldanud paljusid parki alles jäänud liustikke vaevalt enamaks kui väikesteks jääkamakateks maastikul. Sest tegelik mure ei olnud kunagi selles, kas vana ennustus jäi mõne aastaga mööda. See on see, mis juhtub siis, kui viimased stabiilsed jäävarud Kaljumägedes lakkavad täielikult toimimast. Liustik ei ole lihtsalt külmunud vesi, mis seisab mäe peal. See on pigem nagu masin. See püüab kinni talvise lume, hoiab seda kevadeni ja vabastab siis vett aeglaselt läbi kõige kuumemate ja kuivemate kuude. See ajastus on ülioluline. Kui jää muutub liiga õhukeseks, siis süsteem lakkab töötamast. Lund sajab endiselt ja see sulab endiselt. Kuid nüüd sulab see juba mais, mitte enam augustis ning voolab korraga allavoolu. Vee kogumaht võib tunduda sama, kuid kogu ajastus on kokku varisenud. Ja Ameerika lääneosas on ajastus kõige tähtsam. See on juba juhtunud paljude väiksemate jäämassidega pargis. Need on küll satelliidifotodel endiselt näha, kuid nad ei käitu enam liustikena. USA geoloogiateenistuse hinnangul on need paigal seisvad.
ja kuigi need võivad välja näha samasugused, toimivad need nüüd teistmoodi. Esimesed praod ilmuvad sinna, kus veesüsteem on kõige nõrgem. Ja üks märkimisväärne näide juhtus otse Bob, Montana lähedal. Ja keegi ei taha sellest rääkida, sest see paljastas, kui habras kogu süsteem tegelikult on. 17. juunil 2024 purunes Püha Maarja kanali sifoon. Esimene purunemine toimus kell 8:45 hommikul. Pärastlõunaks olid mõlemad sifoonitorud täielikult purunenud. Uhtumine oli 9–15 meetrit sügav. Kanaal kandis 600 kuubijalga vett sekundis, kui see purunes. Bureau of Reclamationi meeskonnad teadsid juba, et üks torudest oli pragunemas. Nad jälgisid seda ja lootsid, et see peab hooajale vastu. Ei pidanud. Sifoonide väljavahetamine läheb maksma umbes $70 miljonit. Congress kiitis heaks erakorralise ajutise abipaketi ja Montana osariik lisas veel $26 miljonit. 2025 aasta juuni lõpuks voolas vesi taas, seda isegi enne tähtaega. Vaata, mis kõik sellest ühest torust sõltub. St. Mary's süsteem annab keskmisel aastal umbes 70% Milk Riveri voolust ja kuivadel aastatel kuni 100%. See varustab joogiveega ka 18 000 Montana elanikku ja niisutab enam kui 140 000 aakrit põllumaad. See on võrreldav 106 000 jalgpalliväljaku kastmisega, mustjalgade rahvas sõltub sellest. Ka Fort Belknap sõltub sellest. Samuti 8 eraldi niisutuspiirkonda, mis on laiali üle kogu piirkonna. Nii et kui sifoon üles ütles, polnud see osaline häire. See oli kogu süsteemi seiskumine. Terve kasvuperioodi jooksul lakkas vesi liikumast võrgustikus, mille ümber oli kogu allavoolu rajatud. Ümbersuunamispaisu ehitatakse endiselt uuesti üles ja ehitustööd kestavad kuni 2028 aastani. Allavoolu on Halicooli sifoon juba plaanis välja vahetada, kuna insenerid märkisid selle järgmise tõenäolise rikkena. Võib-olla parandati torud ära, aga probleemi ei lahendatud. Kõik, mis tehakse, on vananevate lülide asendamine ahelas, mida koormatakse endiselt samal viisil. Ja see ei lahenda allikavee vähenemise probleemi, sest probleem pole allavoolu infrastruktuuris, vaid ülesvoolu veevarus. See on allikasüsteem, millest kõik muu sõltub. Ja see allikas asub rahvuspargis, mida avalikkuse ettekujutuses nähakse endiselt kui maalilist sihtkohta, mitte kui hääbuvat veeallikat. Jää püsib mingil kujul veel aastakümneid. Miks siis põlisrahvad ja põllumajanduspiirkonnad juba hädaabi raha pärast võitlevad? Miks nad parandavad torusid, mis ehitati ajal, kui Woodrow Wilson oli Valges Majas? Võid arvata, et see on Montana probleem, aga tegelikult ei ole. Parkis on tipp nimega Triple Divide. Kui sinna tippu langeb lumehelves, siis sõltuvalt sellest, kummale poole kivi see langeb, jõuab see lumehelves lõpuks 3 erinevasse ookeani. Vesi, mis liigub läände, voolab Flatheadi jõkke ja jõuab lõpuks Vaiksesse ookeani. Kui liigub itta, jõuab see Missouri jõkke, siis Mississippi jõkke ja lõpuks Mehhiko lahte. Kui liigub põhja, viib St. Mary jõgi vee Kanadasse ja sealt edasi kuni Arktikani. Üks tipp, 3 ookeani. See tähendab, et selle pargi jää ei varusta ainult Montanat. See toidab Vaikse ookeani loodeosa võrku, suurte tasandike nisumaad ja jõgesid, mis ületavad rahvusvahelise piiri. Nende piirkondade ühine majandus, mille väärtus on $100 miljardeid. Flatheadi pool on energia seisukohalt kõige olulisem. Seda toidavad 3 haru. North Fork kulgeb Glacieri rahvuspargi läänepiiril. Middle Fork jookseb mööda lõunapiiri. Mõlemad saavad sulavee otse pargi jääväljadelt, enne kui ühinevad allavoolu Flatheadi jõe põhiharusse. South Fork tuleb Bob Marshalli loodusalalt, pargist lõuna pool, lisades vee hulka laiemast lumeväljasüsteemist. Kõik koondab Hungry Horse'i veehoidlasse, mis asub vaid 15 miili kaugusel pargi läänepoolsest sissepääsust. Sealt edasi muutub vesi energiaks. Hungry Horse'i tamm varustab elektrivõrku, kuhu kuulub 31 föderaalset hüdroelektrijaama kogu Vaikse ookeani loodeosas. Selle süsteemi tipus asub Grand Coulee tamm, mis on piirkondliku tootmise selgroog. Kuid Hungry Horse ei tööta ühtlaselt. See töötab tippkoormuse graafikute alusel. See suurendab tootmist siis, kui nõudlus kasvab aasta kõige kuumematel kuudel, juuli lõpus, augustis ja septembri alguses. Just niil nädalatel tegid liustikest toidetud äravoolud varem taustal stabiliseerivat tööd. Nüüd on see ajastus muutumas.
idapoolne osa on teistsugune, kuid sama oluline. Need voolud toidavad nisu, odra ja suhkru peedipõlde üle põhjaosa suurte tasandike. Osa sellest teraviljast liigub Kanada turgudele. 1909 aasta piiriveekogude leping reguleerib endiselt, kuidas St. Mary ja Milk Riveri vesi kahe riigi vahel jaguneb. Kogu see leping eeldab, et voolud on enam-vähem stabiilsed. Tegelikult ei ole need seda. Kui see üks tipp enam täisvõimsusel ei tööta, ei jää kahju ühte osariiki. See ei jää isegi ühte riiki. Ja sellele kõigele lisandub veel üks kiht, millest peaaegu kunagi ei räägita. Bonneville Power Administration ehk BPA müüb elektrit 8 lääne osariigis. See ammutab energiat hüdroenergiasüsteemist, mis on rajatud eeldusel, et jõevool on stabiilne ja etteaimatav. Selle hinnad on üles ehitatud oodatava toodangu põhjal. Kui see toodang jääb alla ootuste, ostab PPA asendusenergiat vabaturult või annab puudujäägi otse edasi kommunaalteenuste pakkujatele. Igal juhul kajastub see kulu kodumajapidamiste arvetel. Samal ajal on piirkonda koondunud Põhja-Ameerika kõige kiiremini kasvav elektrinõudlus. Suuremahulised andmekeskused, sealhulgas Microsofti ja Google'i hallatavad rajatised, ehitati siia ühel lihtsal põhjusel. Odav ja usaldusväärne hüdroenergia Columbia jõe süsteemist. Nüüd suurendavad nad mahtu tehisintellekti töökoormuste jaoks, mis vajavad veelgi rohkem elektrit. Samal ajal muutub neid varustav süsteem üha ettearvamatumaks. Kõik see on seotud sama vesikonnaga. Sama ülemjooksu lumi ja jää toidavad Columbia võrgustikku, sealhulgas sulavesi, mis kunagi tasakaalustas hilissuve nõudlust. Nõudlus kasvab kiiresti, samal ajal kui infrastruktuur vananeb. Kogu süsteemi stabiilsena hoidev lähtevesi väheneb pidevalt. Siin lõpeb lugu jääst ja algab millegi palju raskemini parandatava teemaga. Kui St. Mary sifon 17. juunil 2024 üles ütles, lakkas vesi liikumast, kuid veekasutusõigusi ei peatatud. Ühtegi lepingut ei tühistatud. Süsteem toimis paberil ideaalselt, aga jõgi mitte. See lõhe juriidilise kirje ja tegelikkuse vahel on kõige ohtlikum osa ning peaaegu keegi ei räägi sellest. Reeglit, mis selle lõhe tekitab, nimetatakse varasema kasutusõiguse põhimõtteks. Kes ees, see mees. Varasemad nõuded saavad veele prioriteetse juurdepääsu, mida jõustatakse kohtuprotokollide ja haldusotsuste kaudu, mis ulatuvad tagasi 1906. aastatesse. Ja isegi tänapäeval käsitletakse neid endiselt õiguslikult siduvatena. Kujutage ette 2 rantsoomanikku samal St. Mary jõe lõigul Põhja-Montanas. Üks perekond esitas veenõude 1908 aastal. Teine saabus 1962 aastal. Kuival aastal, kui jõe tase langeb alla selle, mida mõlemad vajavad, saab 1908 aasta perekond oma täieliku veejaotuse kätte. 1962 aasta perekond ei saa midagi. Mitte vähendatud kogust, vaid üldse mitte midagi. Süsteem loodi selleks, et tagada varaste kasutajate kindlus ja see töötab, kuid üks asi jäi tähelepanuta. See ei olnud loodud jõe jaoks, mis iga aastaga aina kahaneb. Need õigused kirjutati ajal, kui suvine vooluhulk oli stabiilne ja liustike sulavesi pakkus usaldusväärset hooajalist puhvrit. Alati usuti, et see puhver kestab lõputult. Noh, nii ei ole läinud. Jää, mis varem neid jõgesid stabiliseeris, ei toimi enam nagu veehoidla. Ja kui füüsiline süsteem ei vasta enam juriidilistele dokumentidele, on tagajärjed kohesed ja ebaõiglased. Hilisema õigusega kasutajad jäetakse veest ilma. Varasema õigusega kasutajad vaatavad seda sama jõe kaldalt pealt. Kui puudujäägid jätkuvad, laguneb süsteem veelgi. Hilisema õigusega kasutajad vaidlustavad piiranguid veekohtus. Varasema õigusega kasutajad kaitsevad oma eelisõigust. Kohtuvaidlused võivad kesta aastaid. Ja samal ajal, kui õigussüsteem liigub omas tempos, kahaneb vee füüsiline hulk selle all edasi. Montana ei ole selles üksi. Idaho, Wyoming, Colorado, Utah, Nevada ja Nevada ja järgivad kõik selle reegli erinevaid versioone. Kogu Ameerika lääne õigussüsteem loodi selleks, et jagada ressurssi, mille eeldati jäävat muutumatuks. Grovoni ja Assiniboini hõimud Fort Belknapis on aastaid pidanud läbirääkimisi Milk Riveriga seotud veekasutusõiguste üle. Kokkulepe, mida nad püüavad aastal 2026 lõpule viia, põhineb vooluhulga keskmistel väärtustel ajast,
mil liustike sulavesi suurendas jõge kunstlikult. Vesi, millele need keskmised väärtused tuginesid, on juba kadumas. 1908 aasta Wintersi doktriin andis föderaalselt tunnustatud hõimudele veekasutusõigused, mis on enamikust osariigi nõuetest eespool. Teoorias muudab see hõimude õigused lääne ühtedeks kõige paremini kaitstud õigusteks. Praktikas on need õigused aga ainult nii usaldusväärsed kui jõgi, mille vee peale need õigused lubati. Ja Saase jõgi muutub kiiremini, kui ükski kokkulepe suudab arvestada. Seesama lõhe veejaotuse ja tegelikkuse vahel, mis lõhub Montanat, ähvardab nüüd suurimat piiriülest veealast kokkulepet Põhja-Ameerika ajaloos. Columbia jõe leping reguleeris aastakümneid üle USA ja Kanada basseini üleujutuste ohjamist ja hüdroenergia koordineerimist ning seda peeti laialdaselt piiriülese stabiilsuse eeskujuks. Siis, aastal 2025 jäid läbirääkimised ootamatult toppama. Leping, millele kogu süsteem tugineb, on nüüd määramatuses just sel hetkel, kui füüsiline süsteem, mille jaoks see kirjutati, muutub äratundmatuseni. Ja ajastus on oluline, sest veel lepingud ei toimi vaakumis. Columbia vesikond toetab suurt osa USA hüdroenergiast, olulisi põllumajanduspiirkondi ja tähtsaid kaubateid. Samal ajal asub suur osa süsteemi ülemjooksu kontrollist Kanadas. Leping põhines eeldusel, et jõgi ise jääb ennustatavaks. See eeldus hakkab nüüd lagunema. Kummaline on see, et süsteem näib väljastpoolt endiselt korras olevat. Tammide veehoidjad on peaaegu sihttasemel. Suured tammid lasevad endiselt vett välja. Suures osas vesikonnast püsib jõgede vooluhulk ajalooliste keskmiste lähedal, kuid see stabiilsuse näibus muutub üha hapramaks. Põhjus, miks see tundub tervislik, ongi põhjus, miks see ohus on. Liustikest tulev lisavesi jõuab siiani kohale. Jää sulab kiiremini, kui seda juurde tekib, ja see lisasulavesi ilmub jõgedes lisaveena. See sama kadu, mis hiljem põhjustab puudujääke, varjab neid praegu. Algupärases lepingus oli ka range tähtaeg peidetud. 2024 aasta septembris lõppesid 60-aastased tagatud üleujutustõrjesätted. Kui see juhtus, läks süsteem üle juhtumipõhisele üleujutuste haldamise protokollile, mis polnud kunagi mõeldud kandma kogu tänapäevase muutlikkuse raskust. See on raamistik, mis on loodud hoopis teistsuguse jõe jaoks. Senator Maria Cantwell Washingtonist on hoiatanud, et kasvavad kaubanduspinged võivad kogu Columbia jõe kokkuleppe ohtu seada. Samal ajal on Bonneville Power Administration suunanud kommentaaripalved Välisministeeriumile ning Välisministeerium on avalikkuse ees olnud kuude kaupa vait. Oluline pole see, kui palju vett praegu süsteemis näha on. Tähtis on, kas seda reguleerivad reeglid vastavad endiselt sellele, kuidas süsteem käitub, kui surve taastub. Hüdroloogidel on selle pöördepunkti jaoks nimi – tippvesi. See on hetk, mil liustikust toidetud jõgi saavutab oma maksimaalse vooluhulga enne, kui see jäädavalt langema hakkab. Kui liustik on tasakaalus, annab ta umbes sama palju vett ära, kui saab juurde lumesajust. Kuid kliima soojenedes see tasakaal kaob. Jää, mille kogunemine võttis sajandeid, hakkab surama kiiremini, kui seda juurde tekib. Ja mõnda aega suurendab see tegelikult jõe voolu hulka. Lisaks tavapärasele hooajalisele äravoolule lisandub veel sulavesi. Nii on jõgede veetase kõrgem. Veehoidlad näivad täitunumad ja kogu süsteemi kannab lisavoolu hoog, mis võib kesta aastakümneid. Siis ületab süsteem lävendi. Liustik kahaneb nii palju, et ei suuda enam seda lisavoolu säilitada. Lisafaas lõpeb ja sellele järgnev ei tähenda naasmist normaalsuse juurde. See on langus uuele lähtetasemele, mis on madalam ja ettearvamatum kui miski, mille jaoks taristu on loodud. 2026. aasta seisuga on USA lääneosa selle lisavoolu tõusufaasis. Mõned väiksemad vesikonnad on juba oma tipu ületanud. Suuremate süsteemide, nagu Columbia ja Missouri puhul, prognoositakse tippu kuskil 2030. ja 2050. vahel. Täpne aasta sõltub vesikonnast. Veehoidlate tööreeglid, niisutuslepingud, hüdroenergia ajakavad, need kõik põhinevad endiselt hiljutisel ajaloos. See hiljutine ajalugu näib külluslik, kuid seda on paisutanud aastakümnete jooksul lisandunud sulavesi, mis ei kesta igavesti. Ebanormaalset perioodi käsitletakse kui püsivat. Föderaalsed asutused saavad sellest aru. Maaparandusbüroo on juba tehnilises keeles öelnud, et vana eeldus enam ei kehti. Seda arusaama peetakse aegunuks, aga allavoolu ei ole midagi muutunud.
kõik on endiselt seotud nende samade ajalooliste andmetega. Nende muutmine tähendaks aastakümnete pikkuste juriidiliste ja poliitiliste kokkulepete üheaegset taasavamist. Seega toimib süsteem hoopis vastuolu najal, mida ta ei saa ametlikult tunnistada. Milk Riveri projekt kulutas just $70 miljonit torude väljavahetamiseks, mille kaudu täideti vanade reeglite järgi sõlmitud lepinguid. Samad piirkonnad, kellel on 2026 aastal kõrgema prioriteediga veeõigused, omavad neid ka 2040 aastal, kui vett ei pruugi enam olla. Naabervesikonnas seisab Flatheadi niisutusprojekt silmitsi tohutu infrastruktuuri mittevastavusega. Uued pumbad paigaldati 2020. alguses. Need on mõeldud tippvoolu jaoks. Aga kui see voolutõus on juba pigem erand kui reegel, siis need süsteemid ei kohandu sellega. Need jäävad ehitatuks suurema jõe jaoks. PPA on samas lõksus. See sõlmib elektrimüügilepinguid, mis kestavad aastakümneid. Viimane lepingute voor eeldab hüdroenergia tootmist samal tasemel nagu viimase 30 aasta jooksul. Need 30 aastat hõlmavad seda voolutõusu, kuid järgmised 30 aastat tõenäoliselt enam mitte. Isegi väiksemad tegijad on lõksus. Montana ja Põhja-Idaho põllumajanduslaenuandjad on andnud tegevuslaene põllumaade väärtuse alusel. Need väärtused põhinevad praegustel veevoolu tingimustel. Laenude tagatis sõltub stabiilsest veevarustusest. Kui vee andmist kärbitakse, langeb tagatise väärtus ja koos sellega ka laenuportfellide väärtus. Regionaalsed pangad ja föderaalsed laenuandmisprogrammid ei ole seda kui tegelikku riski arvestanud. Mis peaks siis selle tühimiku täitma, kui see lõpeb? Tammi haldavad asutused teavad, mis tulemas on. USA Maapararandusameti kliimastrateegia tunnistab avalikult, et ajaloolised andmed ei kirjelda enam tulevasi tingimusi. USA armee inseneerikorpus on koostanud kliimaga kohandatud prognoosid Columbia jõe süsteemi jaoks. Regionaalkontoorid on tellinud mitmeid kogu vesikonda hõlmavaid mõjude uuringuid, et mõista, mida muutuv hüdroloogia tähendab tegelike tegevuste jaoks. Aga ükski neist pole tegevusreegleid ümber kirjutanud. Miks? Sest reeglite muutmine ohustab omandiõigust. Iga kõrgema prioriteediga veekasutusõigus läänes on paberitükk, mis toimib ainult siis, kui selle taga olev süsteem jääb muutumatuks. Hetkel, kui alus muutub ametlikult, muutuvad need paberid vaidlustatuks. Ja kõik süsteemis teavad seda. Nii liigub teadus edasi sisemistes aruannetes ja kliimastsenaariumites, kuid avalikkusele suunatud süsteem ei liigu sellega kaasa. Otsuseid tehakse endiselt vana raamistiku järgi, sest selle muutmine tooks kaasa tülid, mille eest ükski ametkond ei taha vastutada. See tekitab institutsioonides lõhestunud reaalsuse. Üks versioon jõest eksisteerib mudelites ja prognoosides. Teine versioon eksisteerib lubades ja lepingutes. Ja just see teine versioon määrab endiselt, mida tegelikult ehitatakse, rahastatakse ja ellu viiakse. Mitte sellepärast, et teave puudub, vaid sellepärast, et kogu selle info põhjal korraga tegutsemine rikuks liiga palju kokkuleppeid korraga. Põhja-Montana veeturvalisuse seadus on nüüd kongressis menetluses. See näeb ette $1,5 miljardit täiendavat rahastust Milk Riveri projektile. Eelnõu käsitleb vananevaid kanaleid, lagunevaid tamme ja veehoidlaid. See ei käsitle aga seda, mida need uuesti ehitatud rajatised hakkavad tagama. Jää ei saa enam toimida hilissuve puhvrina, nagu ta alati on teinud. Armee insenerikorpus seisab silmitsi sama probleemiga, lihtsalt süsteemi teises osas. See korraldab üleujutustõrjet suurte jõgede vesikondades. On juba teada, et vanad üleujutuste mustrid enam ei kehti nagu varem. Tänu paberimajandusele ei liigu midagi edasi. Süsteem jätkab toimimist isegi siis, kui seda juhtivad inimesed mõistavad, et alus nende all muutub. Ja kui see lahknevus lõpuks ilmneb, ei juhtu see kõikjal korraga. See ilmneb kõigepealt kuskil kindlas kohas. Kõik üleujutusjärgse voolu prognoosid näitavad samas suunas. Parki jäänud jääst toituvate vesikondade vooluhulk väheneb. Kuskil 30. ja 50. aastate vahel langeb suvine baasvool järsult ja see ei taastu enam. Aasta võib olla vaieldav, aga suund kindlasti mitte. Ükski neist ei hõlma stsenaariumi, kus see vesi tagasi ei tule. Ükski suurem leping pole koostatud püsiva languse jaoks. Allavoolu pole ka tammid kunagi loodud püsivaks veetaseme languseks. Hungry Horse'i veehoidla ehitati hooajaliste kõikumiste jaoks, mitte pikaajaliseks sissevoolu vähenemiseks. Kui veetase langeb liiga madalale, lakkab süsteem toimimast puhvri, vaid hakkab toimima piiranguna.
turbiinid kaotavad efektiivsuse ja lõpetavad töö. Ja lisaks infrastruktuurile kordub see muster ka põllumajanduses. Terved piirkonnad laienesid eeldusel, et kõrged vooluhulgad püsivad. Maa muudeti haritavaks, võeti laenu ja tootmist suurendati vastavalt veerežiimile, mis juba hakkab kaduma. Mitte miski sellest ei kohandu reaalajas. Nii et kui muutus lõpuks saabub, ei tule see süsteemse korrektsioonina. See saabub kohalike läbikukkumistena. Talu kaupa, piirkond piirkonna järel. Nüüd otsivad nad kõik vett mujalt ja seda ei pruugi seal olla. Tegelikult pole plaani B, vähemalt vajalikus ulatuses mitte. Lugematute ranchode omanike, põllumeeste, hõimude ja isegi tehisintellekti majanduse tulevik põhineb Columbia jõel. Nad arvasid, et vool on lõputu. See ei ole nii. Sellel on aegumiskuupäev. Bureau of Reclamation teeb. Mis see on? BIPE teeb. Mis see on? Ettevõtted, kes lepingutele alla kirjutasid, teavad seda peaaegu kindlasti samuti. Ükski neist pole seda avalikult öelnud. Pole olemas rahastatud salvestussüsteemi, mis oleks piisavalt suur, et asendada jääst saadud tasuta puhvrit. Kongressis olevad eelnõud käsitlevad enamasti vananevaid torusid, mitte kogu vesikonna ulatuses tekkinud veehulga puudujääki pärast tippvoolu. Rahvusvahelist kokkulepet, mis kohandaks osalusi tegeliku veevoolu vähenedes, ei ole olemas. Vähemalt mitte praegusel kujul. Ja taastamisameti või tuumikstruktuuri sees ei käivitu ükski reegel uut ehitust, kui pikaajalised mudelid annavad häiret. Kõik olemasolevad strateegiad jäävad praeguse süsteemi piiridesse. Tõhusam niisutus, tagasihoidlikud reservuaaride laiendused, parem prognoosimine ja tarbimispoole kokkuhoid. Kõik need aitavad natuke, kuid ükski neist ei asenda seda salvestusmahtu, mida jää tasuta pakkus. Võrreldes teiste piirkondadega ei paista põhjasüsteemis silma mitte ainult surve, vaid ka nähtava reageeringu puudumine. Lõuna-läänes on kriis olnud avalik juba aastaid. Nevada on üles ehitanud kogu oma veesäästu mudeli nappuse ümber. Välivee kasutamist piiratakse rangelt. Haljastust on kvartali haaval vähendatud. Sellised linnad nagu Las Vegas on muutnud veekasutuse vähendamise nähtavaks kogukondlikuks projektiks. Kogu Arizonas ja Californias jätkub reageerimine. Põhjavee piirangud, kohustuslikud kärped, kasutuseta põllumaa ja pidev avalik arutelu selle üle, kes saab vähem ja millal. Isegi uued tööstusharud peavad oma nõudlust kahanenud veevarude taustal õigustama. Probleemi ei lükata hilisemaks, selle üle vaieldakse avalikult. Osa California põllumajandussektorist on juba saanud käsu tegevust vähendada. Arizona laienevates eeslinnades karmistatakse põhjavee pumpamise piiranguid aasta-aastalt. Isegi edenevad liitiumi kaevandamise projektid edelaosas peegeldavad sama reaalsust. Veepuudust käsitletakse kui määravat piirangut, kuid kaugemal põhjas on olukord hoopis teistsugune. Glacieri rahvuspargis toituvates vesikondades on surve olemas, kuid selle varjab ajastus. Vooluhulkade suurenemine on muutnud süsteemid näiliselt stabiilseks, isegi kui nende alused nõrgenevad. Torud juhivad endiselt vett. Lepinguid täidetakse endiselt. Lepingud tunduvad endiselt sellised, nagu poleks midagi põhimõttelist muutunud. Seetõttu ei ole sellistes kohtades nagu Great Falls suuri avalikke veesäästukampaaniaid. Idahos ei ole osariigiüleseid kastmispiiranguid, vaid ainult väikesed kohalikud piirangud. Näiteks rangemad kontrollid uute niisutusliitumiste üle Flatheadi piirkondades, mitte aga laiem avalik arutelu. Andmetes on juba olemas kiireloomulisus, kuid kohapeal tundub, nagu oleks kõik normaalne. Mõjutatud kogukondade jaoks on kõige raskem see, et kõige enam ohustatud inimestel on kõige vähem sõnaõigust. Phillipsi maakonna nisukasvatajad ei allkirjastanud Columbia jõe lepingut. Havrei lähedal asuvad ranchomanikud ei kiitnud heaks Hungry Horse'i lepinguid. Blackfeeti reservaadi hõimuliikmed ei hääletanud piiriveekogude lepingu üle. Nemad on esimesed, kes maksavad, kui vesi enam õigel ajal ei saabu. Ja nemad maksavad ka kõige rängemalt. Sellised ranchomanikud nagu Joe Kipp ja Terry Lennis Zink kogevad juba seda, mis juhtub, kui jää kaob. Põlvkondade kaupa toitsid lumevaipe liustikud aeglaselt ojasid, hoides karjamaad rohelisena ja aidates ranchomanikel üle elada augustikuu ränka kuumust. Lennis Zink on näinud, kuidas tema maa muutub tolmuks mitu kuud varem, kui varem tavaks oli. Ilma külma mägiveeta, mis voolab niisutuskraavidesse, lakkab rohi lihtsalt kasvamast. Ja kui rohi kaob, hakkab kõik koos sellega kokku varisema.
Joe Kipp on näinud, kuidas joogikohad kuivavad ja ojad kahanevad peaaegu olematuks just siis, kui veised neid kõige rohkem vajavad. Ranšoomanikke sunnitakse tegema võimatuid otsuseid. Kas nad müüvad veised vara maha või kulutavad tuhandeid, et vett maale vedada? Kuigi varem oli see seal tasuta olemas. See ei puuduta ainult ranch-shoppidamist. Blackfeeti rahva jaoks on see seotud elulaadi säilitamisega, mis on siin kestnud põlvkondi. Nüüd peavad nad kohanema reaalajas. Nad võitlevad oma veeõiguste eest, taastavad märgalasid ja ehitavad isegi kopra ehitisi matkivaid rajatisi, et aeglustada äravoolu ja hoida vett kinni enne, kui see kaob. Sest Blackfeeti reservaadis ei ole liustike sulamine mingi kauge kliimalugu. See muudab juba praegu seda, kes saab maal edasi elada. Parki alles jäänud 26 nimega liustikku on eluliselt tähtsad. Ja kas need on seal ka mõne aasta pärast, on vaieldav küsimus. See on väga subjektiivne teema. Aga mis on selge, on see, et liustikud kahanevad, kui suvine suramine ületab talvise lumesaju. Palju sellest oleneb loodusest, globaalsest soojenemisest ja kasvuhoonegaaside heitmete kasvust. Võib ka tunduda oluline märkida, et nad on vesikonna ainus veeallikas, kui nad pole seda kunagi olnud. Nende sulavesi on kogumahult väike, võrreldes hooajalise lume ja põhjaveega. Nad vabastavad vett just neil kuudel, kui miski muu seda ei tee. Seda ajastust ei saa asendada ühegi projektiga. Sellele probleemile ei saa lihtsalt raha peale visata. Kui ajastus laguneb, laguneb koos sellega kõik, mis on üles ehitatud suvise vee ümber. Jõed ei vea alt korraga. Need veavad alt just neil kuudel, mil kõik neist kõige rohkem sõltuvad. Juulis ja augustis aasta kõige kuumemal ajal, kui põllud vajavad vett ja elektritarbimine tõuseb. Ja see tekitab surve lahenduste leidmiseks. Kuni vool jätkub, on veel võimalus tegutseda. Aeg taastada veehoidlad ja kohandada ootusi. Aga need valikud on aeglased ja kallid ning neid lükatakse pidevalt edasi hädaolukordade tõttu, mis tunduvad palju pakilisemad. Rikkis sifoon, kahjustatud tamm, kohtuvaidlus veejaotuse üle, veel üks remondivoor. Iga üht neist lahendatakse eraldi. Ükski neist ei vii tagasi suurema muutuse juurde simna all. Nii jääbki süsteem pidevalt hõivatuks. Mitte sellepärast, et see oleks valmis, vaid sellepärast, et see parandab pidevalt just seda, mis äsja katki läks. Ja see ongi lõks. Mida kauem asjad toimivad, seda tavalisemad need tunduvad. Ja mida tavalisemad need tunduvad, seda raskem on põhjendada kõige muutmist. Selleks ajaks, kui muutus on igapäevaelus ilmselge, on lihtsad valikud juba kadunud. Taristu on endiselt olemas. Kokkulepped kehtivad endiselt, aga tingimused, mille jaoks need loodi, enam ei kehti. Lugu jõuab ikka ja jälle ühe põhifaktini. Glacieri rahvuspargi jää ei ole lihtsalt maastik. See on olnud lääne veesüsteemi osa nii kaua, kui keegi on seda mõõtnud, kui midagi piisavalt usaldusväärset, mille peale kõike muud rajada. Tegelikult ei olnud see kunagi nii. Föderaalasutused planeerisid selle ümber. Sama tegid veeosakonnad, lepinguläbirääkijad, laenuandjad, kommunaalettevõtted ja linnajuhid. Nüüd saab üha selgemaks, et jää mitte ainult ei kahane. Asi on selles, et nii palju sellest, mis allavoolu ehitati, sõltus sellest, ilma et seda oleks tunnistatud. Nüüd on süsteem jõudmas piirini ja sellele, mida peeti püsivaks, pole varuplaani. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisse lülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates MapHack.